Räägitakse sellestki, et mäng käib kaugelt üle linnavõimu peade, sest selle taga olla Reformierakonna ladvik, kes Eesti 200 nõrgaks riigivõimu partneriks peab ja Keskerakonnaga paati astudes saaks Riigikogus napile 52 häälele ehk Keskerakonnast lisa. Valimised on muidugi tulemas, muidugi on vaja põhjendada oma eksistentsi, kui sul on kahel valimistsüklil on olnud see põhilubadus, siis sa pead seda sellisel viisil või teisel viisil ette tooma, eks on siis see diagnoosi üks pool. See teine kurioosum on ju see, et justkui oli mingisugune sünkroon opositsioonis oleva Keskerakonnaga, kuna need pressiteated ja ka muudatusettepanekud tulid umbes samal ajal. Ja see tekitas muidugi nii avalikkuses kui ka meil siin linnavalitsuses hulganisti küsimusi, aga head partnerid Reformierakonnast on meile käsi südamel kinnitanud, et mitte mingit kokkulepet ei ole soovi tulla korruptsiooni korras 3 korda süüdi mõistetud Keskerakonda tagasi, ei praegu ega loodetavasti ka edaspidi. Võitlus käib tasuta lasteaia kohtade ümber, mille puhul ütlevad nii sotsid, Eesti 200 kui Isamaa, et linna eelarves pole täiendavat 10 miljonit kuskilt võtta. Kaasab kriitikat plaan teha seda enne valimisi sisuliselt septembrist aasta lõpuni. Valijatele öelda, et me teeme 4 kuuks tasuta lasteaia, on täielik absurd. Et kui sa pakud selle ettepaneku välja, siis peab olema sul ka nägemus, et mis juhtub aastal 2026. Me oleme perehüvitiste seadusega näinud, et kuidas lasterikka peretoetust suurendati ja 5 kuud hiljem kaotati ära. Et see on ebaaus, ebaõiglane ja sellist asja Tallinnas teha ei saa. Kas see võib olla midagi, mis käib tegelikult praegu valitsuse tasandil, näiteks mingi mure Eesti 200 pärast Reformierakonnal? Eilsed spekulatsioonid olid need samad, et kuna Eesti 200 olukorda selline nagu on, et siis Reformierakond otsib kedagi, kes kindlustab neile Toompeal võimu. Et Tallinnas see Keskerakond oleks ka riigi tasandil, et sellepärast ma arvan eile ka väga valulikud reaktsioonid olid. Linnapea sõnul pole juhus, kui koalitsioonipartei hakkab hääletama koos opositsiooniparteiga või kritiseerima poliitikuid, kellega ollakse võimuliidus. Küsimus on praegu palju fundamentaalsem, et kas koalitsioonil on usalduslik koostöö või tegelikult kui millegi pärast kellelegi ei sobi see, milles koalitsioonis on kokku lepitud, et siis minnakse opositsiooni poolt hääli juurde küsima. Et niimoodi lihtsalt asjad ei käi, niimoodi ei ole võimalik koos valitseda. No kui kindlana teie ennast hetkel tunnete, et võita on ju nii Reformierakonnal kui ka Keskerakonnal. Näiteks Reformierakond saab linnapea koha ja Mihhail Kõlvart pääseb näiteks volikogu esimeheks. No mul on väga raske ette kujutada, et Reformierakond oleks valmis tooma kriminaalkorras süüdi mõistetud Keskerakonda tagasi linnavõimu juurde olukorras, kus aasta tagasi toimunud võimupöörde eesmärk oli tegelikult tuua ausat linnajuhtimist, seda võimustruktuuri puhastada. Me ei flirdi Keskerakonnaga, me soovime selle koalitsiooniga jätkata ja et ka lisaeelarve läheks volikogus läbi ühes teiste päevakorrapunktidega, mis meil nüüd volikogus tuleb. See on viimane volikogu istung enne suurt suve. Meie ei looda Tallinna volikogus, et opositsioon toetaks meie muudatusettepanekut. Me ei ole selle arvestuse peale välja läinud. Me oleme läinud selle peale välja, et me saaksime siin koalitsioonipartneritega, ikka nende samade koalitsioonipartneritega asja üheskoos ära aetud. Keskerakonna juhi Mihhail Kõlvarti sõnul on koalitsiooni vaheline hõõrumine märk valimiste lähenemisest ja Reformierakond soovib sõnumiga ise välja tulla ilma Keskerakonnata. Meie praegu saame aru, et Reformierakond soovib ikkagi enda sõnumiga iseseisvalt välja tulla, et nad ei soovi kuulsust meiega jagada. Samas minu arvates 4 kuud enne valimisi oleks võimalik midagi ka päriselt ära teha. Mulle tundub, et see praegune linnavalitsus, koalitsioon aasta jooksul midagi päriselt ei ole ära teinud, vähemalt positiivses suunas. Ja nüüd see võimalus on olemas ja Keskerakond seda toetaks ka. Tõehetk saabub 12. juunil, kui linnavolikogus toimub lisaeelarve teine lugemine.